Ma saan hakkama. Nii, head kuulajad, lubage mul siis tutvustada seda pika nimega ettekannet, aga oma ettekande ma olen pealkirjastanud natuke teisiti siin PowerPointi tiitelslaidil, et maatulundusmaa kasutamise probleemid maakorraldaja vaatenurgast. Ja seda sellepärast, et ühelt poolt maakorraldusest on natuke vähe räägitud, teiselt poolt olen mina ise aastast 1970 insener-maakorraldaja tiitli või hariduse omanik. Nüüd lühidalt ettekande koosneb nagu kahest osast ja ühelt poolt on siis ülevaade sellest nimetatud uuringust ja teiselt poolt on siis nüüd ettepanekud ja soovitused, mida ja kuidas teha edasi. Siin ma ütlen nüüd natuke etteruttavalt, et mõni asi on nagu pähe tulnud või mõttesse tulnud ka siis pärast seda, kui see ettekanne on juba valmis olnud ja mälupulgale kirjutatud, nii et mõni asi jääb ka nagu võib-olla siin kajastamata. Veel kord siis selle uuringu nimi maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste ja nii edasi, mille täitjad olid siis 4 inimest Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnast ja see aruanne täies mahus on kättesaadav siis Põllumajandusministeeriumi kodulehelt nimetatud aadressil. Lisaks sellele on see kättesaadav ka Maaülikooli geomaatika osakonna koduleheküljel. Nii et detailides on võimalik sellega tutvuda seal. Ja etteruttavalt pean ma nüüd ütlema, et ega seda täies mahus siin ühe ettekandega tutvustada ei ole võimalik. Seega siis on keskendatud nagu meie arvates olulisematele punktidele või aspektidele selleks, et siiski mingisugunegi ülevaade kogu sellest asjast saada. Nüüd ma tahaks alguses öelda nagu kiidusõnad või tunnustada Põllumajandusministeeriumis selle poole pealt, et selline küsimus üldse päevakorda võeti, see on siis maa tegelik kasutamine ja erinevates registrites oleva teabe võrdlemine. Ma kirjutasin välja Alar Astovi ettekandest, kus tal oli inglise keeles tehtud võtmesõnad. Seal oli 4 sõna must know it well. Siis tegelikult kahjuks me vist täna ei tea päris hästi Eestis keegi, kuidas, kui palju, millist maad meil on, mis selle maaga toimub. Sellepärast, et viimane katastri aastaraamat on aastast 1993. Siis anti välja sellise A4 formaadis trükisena ülevaade vägagi üldine, aga siiski ta andis mingisuguse pildi, kui palju meil millist maad kuskil on. Ja pärast seda meil seda tegelikult ei ole. Nii et veel kord siis, nagu ma ütlesin, selline tunnustussõnad Põllumajandusministeeriumi suunas. Sest kui me tahame teha juhtimisotsuseid, see on ju aabitsa tõde, siis me peame teadma, mis tegelikult toimub. Ja paraku ma pean ütlema, et mõningatel jutuajamistel, mitte sellel aastal, mitte eelmisel, võib-olla siin 5 aastat tagasi, ühe riigiametnikuga ma ütlesin, et võiks teha niisuguse analüüsi maakasutuse kohta. Siis ta vaatas mulle otsa ja küsis, aga miks sul seda vaja teada on? Küll minul ei ole vaja teada, aga ma arvan, et ikkagi mõnel inimesel oleks see kasulik teada. Nii, siis need on siin need 3 eesmärki ja siit ma läheksin siis nüüd edasi. Nüüd selle slaidi peal on räägitud nimetatud põllumajanduslikult kasutatava maa definitsioonidest ja terminitest. See oli meie uuringu üks osa. Ja ma käsitlen seda teemat lühidalt ja ütlen ka ette, et siin viimasel kõige parempoolsemal stendil on lisaks nüüd selle minu ettekandele
üks stendi ettekanne või üks poster, mille juurde tuleb siis minu kolleeg Mari-Liis Toom kohvipausi ajal ja te saate täiendavalt küsida nendest asjadest, mis selle kirja on pandud, sest mina siin räägin edasi natuke üldiselt. Mida me siis analüüsime? ETAC-it. ETAC igaks juhuks ütlen ära, Eesti topograafiline andmekogu, mis on siis praegu ainukene selline infokogum maa kohta, mis on kõikne. See tähendab, see on ainuke asi, mis katab kogu Eesti maad. Kõik teised registrid on valikulised või osaliselt. Maakatastris, nii nagu me täna siin kuulsime, ei ole mitte 100% maakatastrisse kantud, nii et maakataster on küll selle lähedane, aga mitte 100%. Edasi, Prii- ja põllumassiivide register, metsaregister, Statistikaameti andmekogud. Esiteks tuleb märkida ka, et Statistikaameti andmekogu on üldse andmekogumise metoodika poolest natuke teistsugune, ta on mitte selline geoinfosüsteemi põhine, teised registrid on geoinfosüsteemi põhised, asukoha põhised, nagu iga maatüki kohta on antud siis vastav info. Nüüd analüüsides definitsioone koostasime sellise joonise, see on ka aruandes. Ja nüüd ma ütlen siia juurde, et kui te seda skeemi vaatate, siis arvestage, et siin on tegelikult mitmemõõtmeline nähtus, see on definitsioonid, pandud kokku kahedimensionaalsesse pilti. Ja selle mõte on see, et näidata ära põhimõtteliselt, see on põhimõtteline skeem, mitte nüüd ärge siin protsente ja suhteid hakake taga ajama, et erinevates registrites kasutatakse mõisteid erinevalt, ehk kui te nüüd võtate minu pärast siit põllumaa, Statistikaameti mõiste, siis koduaiad, Priia mõistes lähevad ka sinna, siin tekivad niisugused kattumised ja ETAC-is näiteks see lühiajaline rohumaa või püsirohumaa, see läheb ka ETAC-i mõiste järgi jälle põllu alla, nii et siin on terve rida selliseid erinevate registrite erinevusi. Nende nähtuste analüüsimisel me koostasime siis erinevate registrite jaoks sellised skeemid ja see on nüüd selline, mida te suure tõenäosusega sealt saalist eriti lugeda ei näe ja see ei ole ka selle mõte, küll on aga mõte nagu seletada põhimõtteliselt ära, miks selline joonis on tehtud ja nagu ma ütlesin, te saate siis kohvipausi aeg juba minna paberi selle stendi juurde seal siis detailselt vaadata. Siin on võetud aluseks ETAC-i nähtused, mida on siis 3 gruppi ja edasi näiteks kõlvikud jagunevad siis vastavalt ETAC-ile, seal õued, turbaväljad, inimasustus ja nii edasi ja igat üht on siis edasi siin veel nii detailselt liigendatud. Nii on tehtud seda mitte ainult ETAC-i kohta, aga kõigi nende registrite kohta, mis siin on. Nii et see oli nende mõistete analüüsi üks sellised tahkused, üks aspekte. Teine aspekt oli siis see, et võeti üks mõiste, näiteks rohumaa, ma panin selle joonise, mis on üks lihtsamaid tegelikult, ja vaadatud, et mis siis rohumaa, kui ETAC-is on rohumaa, mismoodi see kajastub siis näiteks maakatastris või Statistikaameti arvepidamises või Priias. Ja näete, et siin on ka sellised, mitte just üksühesed suhted. Ja rohkem nendel mõistetel hetkel ei peatuks, nii nagu ma ütlesin, selle kohta saab ka kohvipausi aeg juurde. Nüüd üks suur küsimus oli sellest erinevate registrite sisu erinevustest meie uurimiste ülesannetes, et miks on erinevates registrites erinevad andmed. Saate isegi tõenäoliselt aru, et kui nüüd üks ainuke register on kõikne register, mis katab kõiki, siis sealt tuleb üks neid põhjusi, et miks need andmed on erinevad. Ehk kui me võtame näiteks siis ETAC-i haritava maa, siis mitte kogu ETAC-is kirjas olev või ETAC-i järgne haritav maa ei ole Prii- ja põllumassiivide all ja nii on terve rea muude asjadega. Ka ei ole
kogu haritav maa kaugeltki maatulundusmaa katastriüksuste all. Tänasel päeval on mõnes mõttes kas kurioosne olukord, aga selliseid olukordi, kus üks maatükk katastriüksuse järgi on ta elamumaa, 1 hektar. Siis, kui ma võtan Riia põllumassiivide kaartist, tuleb välja, et sellel alal on põllumassiiv. Ja kui ma võtan ETAK-i, siis seal on haritav maa. Mis ta siin on? Kui teha päring katastriüksuste sihtotstarvete järgi, siis see haritav maa tükk sellesse päringusse ei tule. Reaalselt kasvas tänavu sellel suvel seal ilusti teravili, ilus vili oli peal. Et selliseid, esiteks erinevate registrite vastuolusid, pluss siis, ütleme veel isegi tegelikkusega vastuolusid või võimalikke vastuolusid on omajagu. Nüüd ma tahan seda tabelit, paljudest tabelitest, mis selles aruandes on, ma võtsin välja selle, ja see on nüüd keskendub nende andmete erinevusele. Ja vaat nüüd olge hea, ärge hakake siin veerge pidi asju kokku liitma, te ei saa kokku summasid. Iga rida on omaette nagu sisuga. Kõigepealt ma hakkan viimasest reast pihta. Meil on siis nüüd haritavad maad sisaldavad katastriüksused. Neid on seal 226 724 ja kui te liidate kokku need teised sealt eest, siis te seda summat mitte kuidagi ei saa. Ja kogu see viimane rida kajastab nüüd kõiki neid katastriüksusi, mis sisaldasid suuremal või vähemal määral haritavat maad ETAK-i andmete põhjal. Nende samade katastriüksuste kohta siis arutati pind ka maakatastri andmetel, et kui palju nendel katastriüksustel on haritavat maad. Nii et siis 1,018 miljonit ja 1,011 miljonit vastavalt siis maakatastri ETAK-i andmetel. Vahe mitte väga suur, 7266 hektarit, mis teeb kogu pinnast umbes 1%. Asi muutub kirjumaks ja keerulisemaks siis, kui teha päring selliselt, et vaatame nüüd katastriüksuste kaupa. Kuidas on haritav maapind ühel katastriüksusel kirjas? Maakatastri andmete järgi ja mida näitab selle kohta ETAK. Ja siis tuleb välja, et meil on nüüd sellised katastriüksused, neid on 83 700, kus maakatastri andmetel on haritavat maad rohkem, ETAK-i andmetel vähem. See on see esimene halliks tehtud rida. See erinevus on pluss 14%. Ja siis on meil teine grupp katastriüksusi, kus see suhe on vastupidi, et maakatastri andmetel on haritavat maad vähem, aga ETAK-i andmetel on rohkem. Seal on see suhe siis, see miinus pluss on kumba pidi arvutada, mina olen arvestanud praegu seda pidi, et maakatastri andmetest on lahutatud ETAK-i andmed. Siis on vahe 12%. Nüüd teoreetiliselt võiks öelda, et milles küsimus? Küsimus on selles, et kui me läheme nüüd koha peale, nii nagu teatud juhtudel on vaja ikkagi otsustada asju koha peal, siis tegelikult keskmisena need andmed küll tasakaalustavad ja taandavad üksteist, aga kaugeltki mitte ei ole see igal konkreetsel juhul nii ja üksikotsuseid tehes ilmselt võib see osutuda probleemiks. Mis siis on? See on ka maksustamise probleem teatud juhtudel. Üks seletus selle põhjusteks on see, et maakatastris andmed on võib-olla seal maareformi algusest, nad on vanad, aga tuleb tunnistada, et neid selliseid katastriüksusi, kus niisugused suured erinevused on ka viimasel ajal tehtud katastriüksustel ja nii, et neid on, seda ei saa nagu selle ajals toimuvate muutuste arvele kanda. Ja nüüd peale selle on muidugi siis need katastriüksused, mis selles tabelis otseselt ei kajastu, kus siis katastri andmed ja ETAK-i andmed omavahel ilusti enam-vähem klapivad. Nüüd osa tööst oli siis
uurida maaparandussüsteemidega maa kasutamist ehk kõigemini põhiküsimus oli see, et mis toimub siis nendel maadel, kus on maaparandus sees. Ja see slaid näitab nüüd ära selle proportsiooni, et valdavalt maaparandussüsteemide all olev maa on kas põllumajandusmaa või metsamaa. Nii et muud maad on seal suhteliselt vähe. No ilmselt sellest ei pääse üle ega ümber, seal võib olla lõppude lõpuks see maaparandussüsteemi piiri määramise küsimus ja nii edasi. Aga ma selles aspektist hindaks asja suhteliselt heaks. Natuke kurvemaks läheb pilt selle joonise järgi, ega see ei ole ka lõppude lõpuks mingisugune uudiseks, see on teada enamusele, et maaparandussüsteemide ehitamise tippaeg oli aastat 71-75 ja kui me nüüd arvutame, et kui palju sellest ajast siis nüüd tagasi on ja kui me arvestame, et maaparandussüsteemi selline iga, millal ta vajaks siis renoveerimist, on sõltuvat mullast mitte üle 40 aasta, siis tegelikult tuleb tänaseks päevaks välja, et meil on kuskil 600 000 hektarit jämedalt sellist maad, kus on maaparandussüsteemid, mis on vanemad kui 40 aastat. Ja see on vägagi mõtlemapanev ja muret tekitav number. Nüüd, mis tuli veel neid päringuid tehes välja või neid analüüse tehes, et maaparandussüsteemide registris on küll nüüd süsteemi kohta tema pind ja registrinumber, aga terve rida andmeid otseselt nagu selle registri või kaardikihiga seotud registris andmebaasi tabelis ei ole. Ja ma arvan selleks, et nüüd teha selliseid edaspidi põhjalikumaid uuringuid siis ja analüüse, siis selleks oleks otstarbekas seda maaparandussüsteemide registrit kindlasti täiendada seal mullastiku andmetega ja need andmed on tegelikult ka olemas, osaliselt on nad siis mitmesugustes toimikutes ja nii edasi. Teine oluline küsimus on nüüd maaparandussüsteemide korrastamine, kui see tuleb päevakorda, siis koos sellega tuleks mõelda ka teedevõrgu peale ja ümberkruntimise peale, aga ma selle ümberkruntimise juurde tahaksin tulla natuke lõpuosas uuesti tagasi ja seepärast ma siit hüppan kiiresti üle. Omaette küsimus on haritava võsastumine. Üks ülesandeid, mis meie ette seati, oli see, et hinnata siis haritava maa kasutamist, küll põllumajandusmaa kasutamist, aga me keskendusime eelkõige haritaval maale. Ja ühel ettekandel muidugi põllumajandusministeeriumis üks kommentaar, et mis haritav maa see on, kus on võsa. Mis on muidugi põhimõtteliselt õige, aga asja teine külg on see, et kui võtta nüüd jällegi minu pärast siis ETAK-i haritav maa kaardikiht ja hakata vaatama, mis tuleb välja, et tegelikult reaalselt on seal ikka omajagu võsa. Seda uuriti ortofotode põhjal 15 valda, igast maakonnast üks vald sai võetud ja selle tulemus on sellised. Kõigepealt need 15 valda on siin siis reastatud, tulbad näitavad siis võsapinda hektarites vastavas vallas. Vallad on erineva suurusega, kõige suurem pind oli siis Abja vallas, kuskil seal ligi 600-570 jämedalt hektarit ja kõige väiksem uuritud valdadest loomulikult oli siis ta Marta vallas, kus ta jäi sinna kuskile 15 hektari juurde. Ja samamoodi see punane joon näitab siis võsa osakaalu või võsastunud ala osakaalu haritava pinnast. Nii et näete, siin on neid kõikumisi siia-sinna. Kas see on hea või halb? Otsustage ise. See tähendab reaalselt seda, et meil on kuskil on haritava massiivid, kus kasvab keskel tegelikult võsa. Üldjuhul ta kasvab keskel. Või siis ka servas, aga tihtipeale just keskel. Nüüd see sama nähtus ehk võsa haritaval maal kuivendatud maadel ehk nüüd on võetud siis see kuivendatud maa, kuivendatud haritav maa, sest kuivendatud maa võib ka metsamaa olla, siin on võetud haritav maa,
Et kuidas siis selle peal seda võsa esineb? Samamoodi, kui nüüd vaadata, siis need pildid on mõnes mõttes sarnased, ainult numbrid oma absoluutväärtuselt on väiksemad. Samas näiteks Jõhvi valla korral torkab silma, et seal on see protsent kargab ülesse, aga Jõhvi vald, nagu isegi arvata võite, on mõnes mõttes erandlik oma selle asukoha tõttu ja seal toimuvate kaevanduste või läheduses olevate kaevanduste tõttu ja nii edasi. Ja vaatasime ka siis, et mismoodi on siis see pilt PRIA registris olevatel aladel või kuidas on PRIA registris olevad alad võsastunud. Punane tulp võtab aluseks siis 2003. aasta deklareeritud massiivid, see on see esimene deklareerimine, ja roheline tulp näitab siis 2011. aasta massiividel oleva võsapinda. Pilt on loogiline, see tähendab, et terve rida neid alasid, mis 2003. aastal deklareeriti, tegelikult need jäid kasutusest välja ja praegu nagu registris olevatel aladel see võsa osatähtsus väga suur ei ole. Nüüd üks osa, järgmine osa meie tööst käsitles ka siis seesama tuleviku küsimus ja mis siis Eesti põllumajandusmaast saama peaks, käsitles siis me selle maatulundusmaa või põllumajandusmaa seisu aastal 2020 ja selleks tehti ekspertide küsitlus, mille tulemused väga kokkuvõtlikult oleks sellised, et nõudlus põllumajandusmaa järele suureneb ja see oli nagu hästi ühtne või tähendab erinevusi ekspertide arvamustes oli väga vähe, arvamused olid ühesugused. Kasvab kindlasti põllumajandusmaa pind ja nüüd need võimalused, et kui tõepoolest siis nüüd maad ei saa põllumajanduse tarbeks kasutada, mis taga siis teha, siis siit 3 olulisemat asja oli, et metsastada, moodustada looduskaitseline ala ja kasutada energiakultuuride kasvatamiseks. Need olid nagu põhisellised asjad. Nüüd ka nende maakasutuse probleemide juures oli kindlasti küsimus sellest, et millised on need meie põllumajandusmaa massiivid ja kuidas need asjadega peaks toimetama. Kõigepealt maareformi tulemusena tegelikult toimus ikkagi väga tugev maaüksuste killustamine ja killustumine ja mis on kindlasti halb, on see, et need maaüksuse kujud on sageli halvad, nad on ebakompaktsed, esineb sisemist killustatust, see tähendab, et ühe katastriüksuse sees on erinevaid kõlvikuid ja katastriüksuste piirid ja looduslikud piirid ei lange kokku. Siin enne lõunal oli juttu ka sellest maakorralduse nõuetest, siis näiteks see, et katastriüksuste piirid ja looduslikud piirid ei lange kokku, see on kindlalt üks selliseid maakorralduse nõudeid, mida tegelikult tuleks jälgida. Nüüd tegelikult on maatükkidel või on päris palju maatükke, millele puudub juurdepääs või tuleb käia üle võõra maa. Ma ei oska ütelda, kuidas on siin saalis istujate seisukoht ja arvamused selle suhtes, aga ma võin öelda, et me oleme üliõpilased on teinud lõputöödena mõned uuringud ja teatud juhtudel on talupidajad, maakasutajad leidnud, et see on probleem, see ei ole mitte nii-öelda sulepeast välja imetud jutt. Ja nüüd, mida siis nüüd teha nende probleemide lahendamiseks? Me räägime maakorraldusest, me räägime ümberkruntimisest ja tegelikult nüüd selle taristu arendamiseks ja infrastruktuuri
mulle meeldib see sõna siiski millegipärast rohkem kui see taristu, arendamiseks on tegelikult tahes-tahtmata vaja ühel hetkel hakata tegelema maakorraldusega, millest üks osa on siis ümberkruntimine, üks tegevusi. Ja selles suhtes on vaja ilmselt riigipoolset sellist intensiivset ja aktiivset osalemist, sest päris iseenesest see asi ilmselt käima ei lähe. Millel see minu väide põhineb või millele ma toetun? Esiteks ma toetun suuresti oma niisugustele kogemustele suhtlemisel Euroopa riikide sama ala inimestega. Ja mis on siis maakorralduse eesmärk? Parandada maaüksuste kuju, muuta nende paiknemist selleks, et seda maad saaks paremini kasutada. See on kallis asi, aga tegelikult tänasel päeval me seisame ühe vägagi tõsise probleemi ees Eestis, see on näiteks Rail Baltic, aga ka Tallinn-Tartu Luhamaa maantee. Ja nii palju, kui mina praegu olen aru saanud, siis selle koha peal väga maakorraldusest veel räägitud ei ole. Ja meie Eesti senine praktika, nii palju kui ma aru saan, on valdavalt ja arusaam. Praktika ka, aga arusaam on selline, et kui meil on seda maad vaja näiteks tee ehituseks või mingiks muuks ühiskondlikuks vajaduseks, siis me ostame ära, kui saame kaubale, ja kui me kaubale ei saa, siis sundvõõrandame. Selline lähenemine Euroopa praktikas, just Lääne-Euroopa praktikas on erandlik. Ja seda sellist võõrandamist ja maatükkide pooleks lõikamist püütakse vältida nii palju, kui see vähegi võimalik on. Ehk kui tulla nüüd selliste suurte infrastruktuuri või taristuprojektide juurde, nagu need on maanteed või raudteed, siis tegelikult, kui see trass on paigas, siis peaks algatama selles piirkondas nende talude ümberkruntimise. Ei ole mõeldav, et Rail Balticu tulemusena jääb ühe omaniku maa 2 poole. See on mõeldamatu. See tähendab, tuleb tekitada olukord, kus ühe omaniku, ühe kasutaja maad on ühel pool ja teisel pool. Ja peale selle, et sellist sellise ümberkruntimisega saab nüüd neid kujusid parandada, siis minu arvates ja minul teadmisel aitab see tegelikult vältida seda, et me ei peagi hakkama võib-olla nendelt talunikelt maad võõrandama. See tähendab, need maad, mis ei ole veel reformi läbinud, põhimõtteliselt on seda maad võimalik kasutada asendusmaana, ümberkruntimismaana selle maa kompenseerimiseks, mis läheb ehitise alla, raudtee alla, maantee alla. Miks on maakorraldust ignoreeritud omajagu aastaid, sellel on nii objektiivsed kui subjektiivsed põhjused. Võib-olla üks põhjusi on see, et maakorraldus selle nõukogudeaegses tähenduses on paljude inimeste teadvuses edasi ja seda muidugi nii-öelda lääne mõistes, ta ei ole lääne mõistes maakorraldus, või inglise keeles land consolidation, land readjustment on hoopis midagi muud, kui see oli maakorraldus nõukogude tähenduses. Aga ilmselt osa inimeste teadvuses on see nõukogudeaegne sisu veel paigas ja sellepärast öeldakse, et ei, see on nõukogude igand, seda meil ei ole vaja. Ta päris nii ei ole. Nii et see on üks oluline asi ja oluline koht, mille üle on vaja hakata tõsiselt mõtlema. Ja nüüd järgmine on see maaga seotud informatsioon. Nii nagu ju algul ütlesin,
juhtimisotsuste tegemiseks peab olema informatsioon. Kui seda ei ole, siis on need otsused kindlasti kas siis kohvipaksu pealt tuletatud või lihtsalt tunde järgi tehtud, aga tegelikult nii päris ei peaks olema. Milline nüüd nendest registritest, mida me siin vaatasime, ma nüüd lüppan siin hetkel viimase punkti juurde selle slaidil, milline nendest registritest peaks olema see kõige kesksem? Ma arvan, et vist, või mitte mina ei arva, et meie selle töö tulemus, ilmselt selleks saab olla ikkagi Eesti topograafiline andmekogu või ETAK. Ja seda just sel põhjusel, et ta on ainukene, mis katab kogu riiki tervikuna. No kataster hakkab ka katma eeldatavasti ühel ajahetkel. Samas on nüüd ETAK ikkagi suures osas selline üldise suunitlusega ja universaalse suunitlusega, mis peaks võimalikult paljude huvitatud osapoolte vajadusi rahuldama. Samas ei ole ma nüüd päris kindel või ma ei ole selle seisukohalt, et see praegune ETAK vajaks täiustamist. Ta vajab täiustamist, ta vajab ütleme niisugust peene sõnaga öeldes harmoniseerimist teiste vajadustega, minu pärast PRIA-ga võib-olla, PRIA vajadustega. Aga aluseks ta tuleks võtta. Ja kindlasti vajavad nüüd seal nii-öelda paika panemist need mõisted ja mõistete suhted. Mõistete, üks asi on see, et me kõik kasutame ühesuguseid mõisteid, see ka päris hästi ei toimi, sest igal registril on oma eesmärk ja mõistet jagatakse või nähtused jagatakse registrites, sõltuvad selle registri tegevuse eesmärgist, aga need suhted vajavad korrastamist ja mingisugused soovitused ka meil selles on, selles aruandes, siin ettekandes ma detailidesse hästi ei jõua minna. Nüüd ma tulen selle teise punkti juurde, monitooring. Kõigepealt, mida ma selle monitooringu all siin mõtlen, on seesama minu viide, et viimane aastaraamat, kadastri aastaraamat oli aastast 1993, siis monitooringu all ei ole siin mõeldud mitte seda, et me nüüd hakkame mööda teed ringi sõitma ja vaatama, mis seal kuskil kasvab. Küll aga oleks vaja iga-aastaseid selliseid ülevaateid, trükiseid, kas paberkandjal digitaalselt, võib nii ja võib naa, mis annaks ikkagi ülevaate, kui palju on meil maad sihtotstarbe lõikes, milline on iga sihtotstarbe peal see kõlvikuline struktuur ja nii edasi. Ja seda mitte lihtsalt Eesti kokku, vaid seda oleks vaja kindlasti viia minu arusaamist mööda valdade tasemele või omavalitsuste tasemele. Nüüd, kui haldusreform toimub, siis need omavalitsused lähevad suuremaks, et kas see ei ole liiga suur territoorium, sest üks asi on see, mis toimub, või see number, mis on Eesti keskmine, aga Eesti erinevate piirkondade erinevused on tükati küllaltki suured. Ja kui me võtame ainult keskmised numbrid, siis need erinevused kaovad ära. Aga neid erinevusi on teada, sest teine oluline asi, mida see ülevaade või sellised ülevaated peaksid kajastama, need on muutused. Kus suunas asjad muutuvad. Ja paraku ma kaldun arvama, et mina küll ei tea täna, kus suunas asjad olles teinud ära selle aruande. Sest me tegime selle uurimustöö teatud hetkeseisuga. Aga ega meil ei ole kasutada ETAK-ile võrreldavaid andmeid näiteks 10 aastat tagasi. Need on võimalik tuletada, aga teoreetiliselt ja praktiliselt ka, aga see on omajagu töömahukas. Aga seda tööd peaks pidevalt tegema selles mõttes, et iga aasta kohta need andmed, siis kujuneb ka see võimalus trende analüüsida ja kindlasti peaksid need andmed olema kõigile kättesaadavad. Ja kindlasti siis on vaja seda kokkulepet
asjast huvitatud isikute, asutuste poolt. Ma ei mõtle siin isikute all nüüd füüsilisi ikkagi, juriidilisi isikuid, institutsioone. Põhimõtteliselt ma arvan, et see asi on suuresti hea tahtmise taga, küllalt palju. Kui see hea tahtmine on olemas, seda on võimalik saavutada. Nii, kelle kanda see peaks jääma või kes on see, kui ma siin tegin viite, et see ETAG peaks olema nagu see põhiandmebaas, kes siis peaks neid ülevaateid, iga-aastaseid ülevaateid tegema? Ma ei tea. Üks võimalus on Maa-amet, mina ei ole selle otsustaja ja ka mitte isegi võib-olla soovituse tegija. Kõige rohkem andmeid on, kuna see ETAG on Maa-ameti haldusalas, siis kindlasti üks hea võimalus on Maa-amet. Samas andmete olemasolul võib seda ka teha minu pärast Maaülikooli gemaatika osakond, kui meil need andmed antakse ja natuke selle eest makstakse, siis võib ka teha. Ja selle peale muidugi ühel esitlusel Põllumajandusministeeriumis üks daam kuidagi väga nii teravalt reageeris, et kas siis iga aasta hakatakse maksma nii suurt raha? Ei, tähendab, see on nüüd kaks ise asja. Üks on mingisugune uurimistöö, mis oli see, mida ma praegu nüüd, millest ma siin alustasin. Teine asi on see, et teha lihtsalt mingid arvutused. Et need on kaks erinevat asja. Aga nii või teisiti tähendab üks selline ühtne süsteem vajalik on. Nüüd omaette küsimus on kindlasti väärtuslik põllumaa ja väärtusliku põllumaa kaitse küsimused. See on omajagu selline omajagu kuum kartul minu meelest. Sellest on palju räägitud ja sellest on ka tehtud üks uurimistöö, meil üks lõputöö on tehtud, kus siis magistrantuuris paari valla näitel, et mismoodi vallad on määratlenud seda ja tuleb välja seal ka, et iga vald tegi seda ise moodi, iseenese tarkusest ja nii ta siis on, et igal ühel on need kriteeriumid erinevad. Kõigepealt, see ei olnud meie selle ülesande või selle lepinguse töö, uurimistöö ülesanne määratleda seda väärtuslikku põllumaa mõistet, aga selle mõiste määratlemine on ühelt poolt probleem. Ja üheks võimaluseks sellele probleemi lahendada oleks nüüd minu arvates see, et kui me võtame selle oma põllumajandusmaa eelkõige haritama ja jagame ta siis teatud metoodika järgi mingitesse kvaliteediklassidesse, siin oli täna korraks käis ka läbi see agrorühmade jutt, mida ju metoodika oli olemas ja mida tehti, kas sarnaselt sellele omaaegsetele agrorühmadele või natuke teistmoodi, see on diskussiooni küsimus, aga me peaksime siiski omama ettekujutuse, et see on väga hea, see on keskmine, see on halb. Täna meil tegelikult päris selget pilti selle koha pealt ei ole. Et kus on siis see kõige parem maa ja kus on see natuke kehvem ja nii edasi. Kui meil on olemas vastav niisugune kaart või pilt sellest jaotusest, siis on sealt juba ka edasi lihtsam minna nende väärtuslike põllumaade ja nende alade piiritlemise juurde ja neid küsimusi lahendada. Nüüd maaelu suunamiseks tuleb koostada vastavad teemaplaneeringud, mida on siin mõeldud, planeerimisseaduse järgi on ju ette nähtud teemaplaneeringud. Ja mõte on tegelikult selles, et need teemaplaneeringud või ka näiteks omavalitsuste üldplaneeringud põllumajandusküsimusi ei
kajasta või kajastavad ääretult vähe. Ja vaat see aspekt tuleb kindlasti planeerimisel ja planeerimispraktikas nagu sisse tuua, et asja vaadatakse mitte ainult ehituse keskselt või ehitamise keskselt, et kus on see maa, kuhu aga ehitama hakata, vaid tuleks nagu maaelu keskselt ja selle keskselt vaadata. Kindlasti selle punkti juures see maapiirkondade taristu arendamisel tuleb tähelepanu pöörata taristu kõikidele erinevatele komponentidele. Selle koha peal ma eeldan, et kõik või enamus on siin kuulnud sellist asja nagu liibigitünn, siis see on üks neid asju, et kui meil need asjad ei ole tasakaalus, siis mingi komponendi ülesupitamine, forsseerimine ei anna efekti, kui meil mingid teised asjad on nirus seisus ja sealt kaudu see jõupingutus välja jookseb. Ja jällegi, tähendab maakorraldus, maakasutuse korrastamine, see ikkagi on kulukas asi, aga seda on vaja ja võimalik teha. Selleks, et asja edasi viia. Nii, õiguslik regulatsioon. Õiguslikust regulatsioonist oli ka siin ühes eelmises ettekandes juttu. Meie arvates üks suur probleem ongi see, et regulatsioonid on tihtipeale olemas, aga neid ei saa hästi rakendada, sest puudub nagu selge pilt, et kes siis peab tegema otsuseid, kes peab siis jälgima. On öeldud, et peab jälgima, aga kes ikka jälgib ja millised on selle jälgija võimalikud instrumendid, millega ta siis vajutab nupule. See on see koht, mis ei ole ka jälle alati tasakaalus, et regulatsioon on, aga ta ei tööta. Ja veel üks märkus, mis ma siin nüüd tegin, kuulates ühte eelmist ettekannet, siin Maa-ameti esindaja ettekannet, siis seal oli räägitud maade arvestuse nõuetest ja siis mul tekkis sellega seoses, seal oli küsimus, et on juriidiline aspekt ja koos sellega, et kes peaks siis seda maade arvestusega tegelema. Aga ma lisaksin sinna juurde nüüd selle teise aspekti, see on juhtimise aspekt, millega ma ju tegelikult alustasin. Aga miks me peaksime? Me peame endale selgeks tegema, miks me peame maa-arvestust või maade arvestust üldse pidama ja tegema. Nii lühidalt minu poolt kõik. Ma vist ei läinud üle rohkem kui 1 minuti. Suur tänu huvitava ettekande eest. Meil on ka 1 või 2 küsimuseks praegu aega, kui need on. Aga kindlasti saame, palun, jätkata ka pärast ettekandeid, kui tuleb diskussiooni aeg. Kas te saite või tegite endale ka selgeks, kui palju nüüd viimase 20 aastaga on põllumaad täis ehitatud või ütleme seda põllumaa käibest välja läinud? Osa kohta teil oli, aga palju täis ehitatud on? Ei, me ei teinud seda selgeks, tähendab, aga see on nüüd natukene, me oleme natuke teisi asju uurinud, see on natuke laiem probleem, see, et kui palju on ehitatud. Tegelikult on omaette probleem see ja minu meelest palju tõsisem probleem, et kui palju nüüd on planeeritud haritavale maale uusi asju, uusi rajatisi. Me oleme seda natuke analüüsinud. Näiteks Tartu maakonna kohta üks lõputöö, mida me teeme edasi. Ja kindlasti oleks seda hea teha, aga ma ütlen veel kord, et nii nagu praegu on ETAK selle praeguse seisukohta, ütleme, see hakkab kuskilt aastas 2010 või niiviisi, kui ta läks selliseks andmebaasi põhiseks. Endine süsteem, põhikaardisüsteem oli kaardilehtedega natuke kehvem. Põhimõtteliselt on võimalik teha, aga see on natuke rohkem vaja päeva. Praeguse ETAK-iga on see asi lihtsam, nii et kui nüüd selline see topograafia andmekogu selline pidev tõmmiste tegemine teatud ajahetked, siis see võrdluse moment on suhteliselt hea teha, asi väärib tegemist,
aga ma ütlen veel kord, see ei ole kogu see aspekt. Üks teine aspekt, mis minu meelest on ka omaette küsimuses tihtipeale, pannakse mingisugune arendusprojekt keset põldu püsti, mis selle suure massiivi ära nirub. Ehk kaotus ei ole mitte ainult selles pinnas, mis ehituse alla läks, vaid küsimus on ka selles, et see alles jääv tükk on niru, ta on halva kujuga. See on täpselt samuti oluline asi, mida nagu tuleks vältida. Aitäh!